Tere tulemast Valguse Looja kanalile. Täna küsime kaartidelt, mida toob sulle suvi 2026. Panin teile valmis 3 erinevat gruppi ning valiku tegemisel on täna abiks siis sellised poolvääriskividest tehted. Esimeseks valikuks on siis päikesekivi koos jadeiidiga, teiseks valikuks ametüst koos roosa kvartsiga ning kolmandaks valikuks mäekristall ja roosa kvarts. Kui vaja, võta hetk aega, pane video pausile ning tunneta, milline grupp sulle kõige paremini sobitub. Aga alustame siis tänase kaardi ladumisega ja tere tulemast siis esimesele grupile. Sina, kes sa valisid sellise sooja energiaga, selline mõnus pehme energia, et käevaru siis. Et päikesekivi toob sellist optimismi, elurõõmu ja sul on sellist jõudu vaja hetkel. Ja selleks kaardiks, mis tarost tuleb, ongi jõud. Et ka selline andestav tagasivaade võib-olla mingitele minevikusündmustele. Siin on see naisterahvas, kes oma hella puudutusega taltsutab selle metsiku looma. See on tervenduse kaart, see on tasakaalu kaart, see on ka kannatlikkuse kaart. Et midagi kindlasti muutub su elus. Tuleb ka kaart, mis vihjab ebaõiglusele. Võib-olla sa oled tundnud, et asjad ei ole päris kuidagi nagu korrektsed või midagi on ebaselge. Et mõõkade 7 vihjab sellisele olukorrale, et võib-olla keegi on kas sinu peale kade või siin on ka hirm justkui millegist ilma jääda. Tuleb sulle kaart, mis vihjab edasiliikumisele ka tööalaselt, et siin on juurdeõppimist. Kindlasti sind hakatakse rohkem märkama. Et müntide 3 räägib sellest, et igal ühel on oma talendid, anded, mida siis arendada. Ja sinu oskus midagi teha võib-olla siis kätega, võib-olla sa oled loominguline persoon, võib-olla sul on andeid, mida sa peaksid nagu rohkem endast ka märkama või arendama ja siin on täitsa võimalik, et ka võib-olla tööalaselt on siin mingit laadi kadedust või ebaselgust, et jah, see mõõkade 7 vihjab sellele, et asjad on ebaõiglased. Et siin on justkui lahingus kaotatud 2 mõõka ja hirm, et justkui keegi varitseb või sa ei julge nagu võib-olla astuda seda järgmist sammu, sest sa ei tea, kas sinuga ollakse aus. Nii, vaatame veel. Tuleb ka kuu. Midagi on sinu elus ikkagi hetkel varjatud. Et kuu tähistab sellist varju poolt, pimedamat poolt. Ja selline justkui tõesti, ma tajun, et vesi on natuke sogane, et mingi intuitiivne tajumine, taipamine, et siin on ebaselgust. Et võib-olla mingid tõusud mõõnas, mis on tekitanud selle olukorra, et kuule siinkohal oma intuitsiooni. Midagi on sinu eest varjatud, midagi on peidetud. Mis on varjatud? Esimene grupp. See töö teema tuleb taaskord siit läbi. Võib-olla sa õpid midagi juurde, sa oled tõesti väga töökas. Siin on justkui mündil 2 külge, mida siis vorbitakse. Siin on väga selline pühendunud lähenemine, oskus midagi teha väga teadlikult. Samas see võib tähistada sellist sisemist tööd, sisemist kasvu, teadlikkust ja teadlikkuse kasvu või arengut sinu eluetapis siin. Mis ma siis märkan, et sul on tulnud läbi 2 suure arkaani kaarti, milleks on siis jõud ning kuu kaart, et
sa tervened, sa tasakaalustad oma energiat, sa võtad justkui tagasi oma jõuvarud, sul on oskus teha seda väga selliselt paindlikult, võib-olla ka füüsilisel tasandil on siin kellelgi tervendust vaja, hinge tasandil, ja hästi tähtis on see intuitsiooni kuulamine ja enda sisetunde või vaistu järgimine, et midagi on sinu silmis veel varjatud. Et võib-olla siin on mingeid ebaausaid võtteid. Võtame selles mõttes lisakaarte, et sa ei peaks muretsema, et mida siis see suvi sulle siin toob, et ilmselt sa töötad päris palju, et tööga seotud kaarte siin on, võib-olla sa õpid midagi juurde, sa arendad ennast ja sa oled selles osas väga järjepidev. Nii. Ma võtan peainglid tarot sulle appi siinkohal, et valgustada sind selle pimedama poole koha pealt, et mis siin siis on varjatud ja mis on see tõde, mis peab siis välja tulema. Tegemist on üldise nõudmisega, seega võta see, mis õige tundub. Otsus. Siin on midagi, mis puudutab siis valikuid. Vabane sellest, mis hoiab sind tagasi, aeg ka puhastuda. Asjatu mure, mis kaasneb enesekindluse puudumisega. Et pildil on siis kujutatud justkui rahutuvisid. Enamus linnud tegelikult lendavad sealt puurist eemale või puurist välja, aga üks linnuke tegelikult istub justkui seal, kuigi puuri uks on avatud. Et mingisugune otsus sinu enda sees, sinu südame tasandil, et sa saad olla vaba. Ja vaba justkui ka oma valikutes, vaba võimalustes. Ja hästi tähtis on see eneseusk, eneseväärtustamine, enesekindlus siinkohal. Et soovitus siis sulle tegeleda võib-olla rohkem enesearmastuse, eneseväärtustamise, üldse ka siis sellise loomingulise poole arendamisega ja just see teadlikkus, et sul on oskuseid, sul on tarkust ja julgust tegelikult seista selle eest, mis on sul oluline. Mis hoiab sind hetkel tagasi, mis piirab sind, mis tekitab selle tunde, et sa ei saa olla vaba. Suhte dünaamika kindlasti on fookuses, et siin suvekuudel on armastuse koha pealt tulemas positiivne nihe. Siin võib tulla kellegi ellu täiesti uus armastus, samas võib tulla siis ka armastus uus algus. Siin taamal on delfiinid on väga mängulised, tajun seda kergust, peaingel Rafael toobki tervendust, toob ka tervendust südame koha pealt, et siin on tulemas positiivne uus emotsionaalne kogemus ja kaardil on öeldud ka seda, et rahuldust pakkuvad romantilised suhted on juba sinu poole teel. Ja sügav püsiv taipamine on ka siin, et sa oled kõike seda väärt. Sa oled väärt armastust, mis on rahuldust pakkuv ja toidab sinu hinge. Nii, palume inglitelt veel ühte sõnumit. Ühte selget sõnumit siis universumi või inglite koha pealt ja Gabrieli kuningas. Suurepärane selline isiksus, keegi, kes võib-olla esindab siinkohal tuleelementi. Jäärlõvi hambur tahab läbi tulla. Keskendu suurele pildile, jäta üksikasjad teiste mureks, kogemus, mis toob sulle edu, kasvu. Siin on võib-olla tulemas ellu, kes on väga nägus, kes on väga ettevõtlik, et siin on kuninga energia, selline väga küpse meesterahva energia, kes on hästi inspireeritud, tal on väga palju sellist motivatsiooni, talle meeldib võib-olla seigelda, reisida,
käia erinevates kohtades, tal on oluline ka selline seltskondlikkus, väga palju sellist inspiratsiooni selle koha pealt, et keegi, kes on väga selline suuremeelne, lahke ja armastab siis ka seda oma energiat siis jagada sellisel kujul. Tulekuningas tähistab ka kirge, magneetilisust ja sellist tugevat siis füüsilist atraktiivsust siinkohal. Et mis ma siis ütlen nende kaartide koha pealt? Et kui siin esimeses reas tuli meil välja midagi sellist, mis kajastas seda, et võib-olla midagi sinu eest on varjatud, siis siin võivad olla ka sinu enda sellised piiravad uskumused või hirm või mingi selline tunne sinu sees, et sa ei ole piisav või et sa kardad nagu libastuda või sa kardad kaotada või et julge peale hakkamine, armastuses kindlasti tuleb uus algus, tuleb sellist romantikat, emotsioone ja ka väga palju kirge sinu ellu, et seda siis juba lähikuudel. Vaatame siis ka romantikahingutelt siia siis soovituse sulle, esimene grupp, mida sa võiksid veel tähele panna või laste teema. Sinu armuelu on hetkel justkui mõjutatav või mõjutused seoses lastega, võib-olla kellelgi ka lemmikloomadega, et laste teema on fookuses, et pere, lapsed, kodu, töö, et miski, mis on tõesti seotud siis sellise laste energiaga, aga võib-olla siis sellise natukene lapseliku energiaga, et siin ma näen lapsi, kes on tegelikult mängulised, kelle elus on ka selline nagu rõõm jagada seda tingimusteta armastust just nende lemmikloomadega siin, et väga huvitav selline soe tunne tekib vaadates seda kaarti, et lapsed, kes toovad nagu sellist positiivsust, võib-olla kellelegi ka lapselapsed, võta see, mis õige tundub. Ja kindlasti on su ellu tulemas romantiline ettepanek, seda siis tähistas ka meil Rahvalias siinkohal, et mingi romantiline pakkumine, mis siis kasvatab siinkohal tõesti ka sinu enesekindlust, ehk siis ka sinu armuelus toimub positiivne muutus, ehk siis selline üles liikumine, lausa selline level up, et sellisele kõrgemale ajajoonele edasiminek. Nii, võtame ühe halja sõnumi veel. Nii, ava oma süda, ava justkui oma süda sellisele positiivsele energiale, et armastus on kõrge vibratsiooniga energeetika. Luba nüüd see oma ellu, ava oma süda ning meeled armastusele. Vabasta mingid hirmud, võib-olla siis tõesti need piiravad uskumused ja tea enda väärtust selle koha peal, et sa väärid armastust ja väga sellisel puhtal kujul. Võtan siis sulle ka valguselooja sõnumi. Vaatame, mis siis minu enda kaardipakist tahab läbi tulla. Andesta, andeks saades saad sina ka vabaks, armastus, mis kuulub sulle, jõuab sinuni kõige õigemal ajal. Soovitus energiaväli puhastada. Selline energeetiline puhastus võib-olla tuleks sulle hetkel kasuks. Tõsta oma vibratsiooni. Keegi mõtleb sulle. Imelised hinged on alati omavahel telepaatiliselt ühendatud. Tunnetada läbi oma südamekeskuse, tunne armastust selles hetkes. Su elus võib olla selline hingeühendus, mis on sügav, kus on selline sügavam mõistmine, tunnetus, tajumine ja just selline hingeline lõimumine. Või siis on tulemas su ellu midagi sellist, kus sa tunned seda
sügavamat sidet just hingetasandil. Väärt ootamist jumalik ajastus on töös, tõeline armastus ei küsi aega ega kohta. Huvitav on see, et armastus, mis kuulub sulle, jõuab sinuni kõigemal ajal ja siin on ka öeldud, tõeline armastus ei küsi aega ega kohta. Midagi seoses ajastusega, jumaliku ajastusega, elu usaldamisega, usalda voogu, usalda protsessi, usalda seda, et kõik, mis kuulub sulle ja mis on sinu suurimaks hüvanguks, jõuab ikkagi sinuni. Et sult ei võeta midagi ära, mis ei nii-öelda, sul on võib-olla hirm, et sinult võetakse midagi ära või kui sa millegist loobud, millegist lahti lased, et siis see on nagu sinu kaotus. Ei, universum ütlebki, et tõeline armastus ei küsi aega ega kohta. Kõik, mis kuulub sulle, jõuab nii ehk naa sinuni. Sa ei pea selle pärast muretsema. Ja ma võtaksin sulle siia siis ka halja sõnumi. Vaatame, mida siis see suvi sulle toob ja mis on siis see energia, mida sa hetkel kannad. Väga huvitav on, et sa võtad vastu midagi väga maagilist, maagilised õnnistused, ükspuha, mida sa praegu üle elad. Sind abistavad haljate maagilised õnnistused. Haljad ütlevad ka seda, et sina saad justkui teisi õnnistada või oma sellist positiivset energiat jagada. Et siin on justkui sellist halja tolmu ümber sinu, justkui ka selline kogukond, toetajad, kes hoolivad sinust, et võib-olla siis sõbrannade ring, inimesed, kes jagavad sinuga sellist nägemust, et mõistavad sind ka keerukates olukordades. Et jah, sinul on oskus seda halja tolmu justkui külvata ja sind märgatakse, et sinus on see sära ja lausa selline haljalik sära. Nii ma tajun. Et väga ilus kaart siia maagiliste õnnistuste näol. Mis on need õnnistused, mis sinu poole teel on? Kindlasti varsti sa juba märkad seda, näed neid muutuseid ja sa oled hästi selline püüdlik, edasipürgija, sa õpid midagi, sa teadvustad enda sellist ka emotsionaalset intelligentsust siinkohal ja vabane millegist, mis sind siiamaani on tagasi hoidnud, et ära enam kahtle enda väärtuses või enda sellises olemuses, et sul on kõik olemas selleks, et seda armastust oma ellu kutsuda ning hoida. Nii ma tajun. Nii, aga selline tuli siis esimese grupi kaardiladumine, sina, kes sa valisid tõesti selle soojades toonides ehte kombinatsiooni, et päikest sulle ja sinu päevadesse. Aitäh sulle! Nii, aga liigume edasi järgmise valiku juurde. Et täna siis teiseks valikuks on meil selline ametüsti ning roosakvartsi ehte kombinatsioon, et ametüst on selline rahustav kristall, mis loobki sellise hea nagu energia või aura väljas sellise puhta energia, et sa saavutad sellise meelerahu. Nii, sul on midagi hetkel justkui ootel, midagi on su elus võib-olla justkui pea peale pööratud, sa võid tunda, et sa oled justkui siin lõksus, võrgus, otsid lahendusi. Miks sa tunned, et asjad on takerdunud või et sind on nagu sinna võrku püütud? Vaatame. Tuleb müntide 3. Võib-olla sa tahad ennast arendada, tööalaselt mingisuguseid muutuseid. Siin on sellist talendikust, sul on andeid. Sa pürgid järjest lähemal oma tippude poole, nii ma tajun. Nii. Tuleb ka karikate 2.
karikate 7 ja tornikaart. Nii, ma räägin sulle lahti. Kõigepealt siis karikate 2 kinnitab seda, et hingesugulane või hingesugulus on sulle väga tähtis. Siin on imekaunis paar, kes vaatavad teineteisele sügavuti silma, hoides käes justkui neid armastuse karikaid. Aga siin on ka selline justkui lisatähendus sellel kaardil, et siin on naisterahvas justkui see näki neid, kes ei saa nagu elada seal maismaal. Ja siin on see meesterahvas, kes tahaks jagada seda armastust, aga kuna jah, siin on see maagia, et kuidas see nagu toimima saaks, mis on see ime, mis looks selle võimaluse koos jagada seda maisel tasandil, on ju. Et siin on jah, selline valik või valikutega silmitsi seismine, justkui mingid takistused sellel rajal ja soov justkui armastuse karikas valida. See naisterahvas siin hoiab käes seda pärlit, et selles mõttes see on hästi ilus, särav. Ja see pärl oled tegelikult justkui sina ise, kui sa oled praegu naiskuulaja ja sa tunned, et sinus on seda sära ja sellist justkui ka pärlisära. Aga sa pead seisma silmitsi mingi valikuga või valikutega. Siin on justkui toimunud see torni moment, et mingid vanad alustalad on kokku kukkunud, midagi on muutunud hästi selliselt kardinaalselt, võib-olla äkiliselt, võib-olla ootamatul viisil, aga siin toimub selline kirgastumine. Igas karikas pakutakse midagi, aga sinu ülesandeks on justkui valida see armastuse karikas ja võimalik, et siin on tulemas tegelikult see harmoonia, sest karikate 2 tähistab tasakaalu armastuses, tasakaalu loomist, et ükskõik mis takistused või piirid või lausa selline takerdumine ja võrku kinni jäämise tunne, et justkui kinni püütud, kust ei saa välja rabeleda, siis ei, siin on universum tekitamas mingisugust tornimomenti, mis vabastab energiaid. Et vaatame edasi, võtame siia ka peaingli tarokaardid appi. Nii, üks hetk kukkus maha, ma võtan kohe ülesse. Miihali 7. Sinu jaoks on olemas parem tegutsemissuund. Võib-olla keegi on ebaaus. Siin on natukene sellist ka kadedust või sellist ekslemise energiat. Sinu jaoks on ikkagi see tee, mis lookleb sinna valgusesse. Peaingel Miihal toetab sind. Huvitav on, et esimesel grupil tuli ka sarnane sõnum läbi. Okei, vaatame edasi. Midagi on sinu eest varjatud. Sa manifesteerid uut algust oma ellu, saad oma ellu tuua midagi imelist, lausa sellisel maagilisel moel. Sind soosivad uued algused, edukad uued algused. Sinu loomenergia on hästi aktiivne. Sul on võimalik teostada midagi, mis toob sulle edu.
jah, see on selline number 1 ka siin inglinumbrina tähistab seda uut algust või uut võimalust ja sa oled teele minemas tegelikult. Ja siin tuleb läbi meil ka siis maaelemendi kuningas. Meesterahvas, kes on väga suuremeelne, lahke, tal on oluline selline tööalane edukus, kindlasti on ta ka selline väga ambitsioonikas. Kõik läheb tegelikult plaanipäraselt, siin on ka vahendite arukas kasutamine. Sind võib soosida ka selline tööalane edu ning küllus, et müntide kuningas alati tähistab ka sellist nagu väga head läbimõeldud pakkumist ning edu just sellistes ettevõtmistes. Siin on meesterahvas, kes naeratab, ta on hästi selline nagu rõõmus ja see on siiras või ehe see tema olemus, et see ei ole tegelikult võlts, et ta ongi selline et läbi tuleb siis maaelement, milleks on siis sõnn, neits ja kaljukitsed, lihtsalt mainin ka selle tähemärgi siinkohal ära. Nii, aga vaatame romantika inglitelt soovitust teisele grupile. Sul on turvaline avada oma süda. Ava oma süda ja võta vastu armastus, mis on kõrgema vibratsiooniga energeetika. Tee oma südamesse ruumi. Tee armastusele ruumi. Tuleb ka kaart, mis räägib tervendavast ühendusest. Su armuelu transformeerub, muutub hetkel. Kindlasti jah, on siin tervendus. Nii, okei, siin tuli päris mitu kaarti, kui ma panen siis selle kaardivaliku sulle siia kohakutti, et tõlgendame need sõnumid sulle siis kenasti lahti. Ilmselt armuelu või armastuse voog aktiveerub nõndaviisi, et siin on tulemaski rohkem pühendumist. Keegi, kes tahab avastada sinu erinevaid külgi, õppida sind paremini tundma, mõistab sind, aga minevik tuleb seljatada, energiaväli tuleb puhastada, energiat tuleb nagu vabastada, mingisuguseid mustreid. Tuleb nii-öelda ka valida selles olukorras ikkagi iseennast, sest siin võib olla ka kellelgi kaksikleegi dünaamika, et väga selline intensiivne side, kus on väga palju trigerdamist, on sellist nagu eemaldumist, põrkumist, tõmbumist, aga see hingeühendus on väga sügav. Ehk siin on ikkagi hingepeeglid ja hingepeeglid võib-olla jah, siis lausa siis sellise kaksik hinge näol, et võtame siis siia ka valguselu ja sõnumid, et vaatame siis, mida siis minu enda kaardid sulle siia siis juurde räägivad, et armasta kogu meie planeeti, siin on rikkalikult ilu, mida imetleda, luba endale puhkust ja avarda maailmavaadet, sind ootab maagiliselt imeline reis uuel tasandil. Ja maagiat on kindlasti ümber sinu väga palju, sest sul tuli ka maagikaart. Ja siin on öeldud, et lausa selline maagiline reis. Siin on selline imearmas hirvelapsuke, mis tähistab ka justkui sellist tingimusteta armastust, rõõmu, kergust ja selline hästi süütu energia. Et väga positiivne sõnum siin, et märka ilu ümber enda ja luba endale puhkust. See paneb midagi kasvama, armasta elu külluslikkust. Et maagilised õnnistused justkui jõukuse näol on ka sinu poole teel. Soodne hetk alustada siis mõne uue projektiga või panna nagu midagi kasvama. Et see on väga viljakas aeg tulemas siis öelgus. Et hästi palju sellist nagu värskust. Okei.
siin on ka väike lapse energia, et ta on selline imearmas beebi ja see kajastab kindlasti sellist tingimusteta armastust, sellist hingepuhtust, süütust ja võib-olla kellelegi ka seda, et üks imeline hing on endale vanemad valinud. Elu hakkab sättima teid sellele kursile. Väga viljakas energia, aga hästi selline puhas energia ka ühtpidi, mis tõotab väga sellist nagu lootusrikkust ja sellist nagu elevust ka ikkagi, et midagi sünnib taaskord ja hästi puhtal kujul. Võtame siis ka haldja sõnumi. Haldja kaardikese siis teisele grupile. Looduse märgid. Pööra päeva jooksul tähelepanu looduses saadetud õhkõrnetele sõnumitele. Loodus räägib meiega pidevalt ja meil on vaja ainult avada oma süda ning meeled. Ja juba siin tegelikult nendes kaartides on väga palju märke, just see hirverapp, lapsuke on ja, et väga palju sellist nagu sünkroonsust selle koha pealt, et märka seda ilu. Et hetkel ongi selline kevadine aeg, kõik tärkab, kõik puhkeb nagu rohkem õide, tulebki sellist nagu värskust justkui loodusest ja see on ka tegelikult ühtepidi väga palju inspiratsiooni ja rõõmu pakkuv, et võib-olla sa tõesti panedki mingid seemned mulda, sa kasvatad midagi, võib-olla lilled inspireerivad sind, looduses aja veetmine, et see suvi toob sulle midagi hästi ilusat, midagi hästi kerget ja midagi väga väärtuslikku. Ja sinu hingetasandil on toimumas selline tervendus. Sa rabeled välja mingisugusest olukorrast, situatsioonist või kohast, kus sa tunned, et sa oled justkui kinni püütud või lõksu jäänud. Sinu eluteel või siis sinu elus võib olla ka siis kaksikhingelik dünaamika, mis on üsna selline konarlik, võib-olla seal on olnud mingit laadi siis selliseid tornimomente, mis on sind korralikult raputanud, aga nüüd tuleb su ellu selline tasakaal, et Aarili kuningas on tasakaalu, stabiilsuse ning turvatunde kaart, et midagi muutub ja sa julged avada oma südame. Sa julged selles mõttes avada oma südame ukse. Et sellised kaardid tulid siis teisele grupile, et ma loodan, et sul läheb kõik hästi ja rõõm kuulda, et siin on tulemas siis sellised positiivsed muutused juba lähitulevikus. Aitäh siis teisele grupile. Aga liigume edasi 3. valiku juurde. Nii, tere tulemast siis 3. grupile. Sina, kes sa valisid selle roosa kvartsi ning mäekristalli energia. Mäekristall on meister tervendaja, loobki aura väljast puhtust, selgust. Ja justkui sellist mõtteselgust siin kindlasti tuleb. Vaatame, mida räägivad sulle taarod. Päikesekaart, üks positiivsemaid sõnumeid üldse, et suvi toob sulle päikest, rõõmu, eluenergiat, siin on ka lapsed, laste energia võib-olla ümber sinu, selline rõõm võib-olla ka väikestest hetkedest, päikesega, naeratus tuleb taas kord oluline, tuleelemendis. No kirglikus algus, ütleme niimoodi, et tässad tähistavad meile siis selliseid positiivseid uusi alguseid ja uusi võimalusi ja tules kindlasti on hästi selline magneetilise energiaga. Müntide viis võib öelda, et sa võib-olla tunned, et sind on kas siis kõrvale jäetud või oled kogenud sellist nagu puudusteadvust, võib-olla raha pärast muretsenud, et sa ei pea nagu seda koormat justkui üksi kandma.
sa ei pea enda väärtust justkui tõestama, et sa väärid rohkemat. Et siin on sellist nagu lunimist või võiks öelda isegi kerjamist, et su energia ei pea olema sellisel kujul, et sa väärid nagu positiivset suunda ja võib-olla ka rahaasjades on siin tulemas ikkagi positiivne suunamuutust, kui sa vabaned mingit laadi siis puudusteadvusest. Nii, tuleb siin kuningas. Kuningaks on meil siin siis veeelement, Tähtskorpion kalad tuleb läbi. Keegi liigub sinu suunas armastuse karikaga. Siin on rahutuvi. Siin on sa täidetud armastuse karikas, emotsionaalselt küps meesterahvas, kes on valmis siis nii-öelda oma tundeid välja näitama nii sõnade kui tegude näol. Ta võib jah olla sellist romantilisemat laadi, sellist edasipürgimist, edasiliikumist selle koha pealt on tulemas tuleässa kaart ja siis ka tule 8. Et midagi on juba õhus, midagi hakkab nii-öelda muutuma. See kaart tõotab selliseid positiivseid sõnumeid, mingit head pakkumist, midagi on juba liikumas sinu suunas, kas keegi reaalselt liigub sinu suunas, soovib sinuga kohtuda, sind näha või siis tulevad mingid positiivsed sõnumid siin läbi, et midagi head tahab tulla selle tule 8 näol. Nii, aga miks on siin seda üksindust, miks on siin ka seda tunnet, et sul ei ole piisavalt? Vaatame selle sõnumi kohta siis täpsustavaid kaarte sulle. Nii, võtame peaingli tarokaardid siia appi. Et vägi, jõud ja armastus läbi lahkuse, andestamine, enesekindlus, tervendus, 1-1 tähistamaks ilusaid uusi alguseid, see on ka selline kannatlikkuse kaart, et midagi sa nüüd tervendad, võib-olla füüsilisel tasandil toimub tervendus, vaimsel tasandil, hingetasandil. Siin on naisterahvas, kes taltsutab selle metsiku looma oma hella puudutusega. Siin on see rahutuvi, siin on see külluse sümbol, see number 8. Siin on meil see number 8, on ju, et väga palju selliseid märke, mis tähistavad seda, et sinu kannatlikkus tasub ära, küllus liigub sinu poole, küllus on nii-öelda, külluse värav on avatud sulle. Ja sul on seda väekust, sul on seda julgust ja teotahet ja ka enesekindlust. Aariele 10 võib siin vihjata positiivsele muutusele, et just läbi selle, et sa oskad olla tänulik juba selle eest, mis sul olemas on. Siin võib tulla rahalist edukust. Siin on öeldud, et kellelgi on lootus pensionile minna. Et nagu sa nagu oled mingi tsükli läbi teinud ja nüüd sa tahaksid nagu neid vilju nii-öelda nautida. Siin on oluline ka ikkagi selline tore ja rahuldust pakkuv pereelu. Et midagi, mis tekitab sulle sellise sooja, hea ja turvalise tunde. Et see on ka sellise nagu tugeva vundamendi ning püsisuhtekaart tegelikult, et Aaril 10 on hea endaga kaart ja kindlasti see müntide 5, mis siin oli, et võib-olla sa muretsed ka materiaalsete väärtuste pärast või rahaasjade pärast, et siin on ka selles osas ikkagi tulemas see positiivne muutus, et seoses töö või koduga sa saavutad edu. Ja sul tuleb ka Gabrieli 10, Rafali 10, Gabriel 10 ikka jah. Et palu inglitelt ka selliseid abivalmis inimesi, kes aitavad su koormat kergendada, liiga pikad töötunnid, üritad liiga palju ka teiste meele järgi olla, et siis nii-öelda 20 kõrvut, et siin on see 1-1 ja siis on meil 10-10, nii et nagu hästi palju sellist ühtesid
nagu mingi tsükkel on läbitud või läbi saamas ja sind kindlasti soosivad paremad võimalused, kui sa lased ka millegist praegu lahti. Et sa võib-olla proovid väga palju enda õlgadele võtta, väga palju kanda, et siin on selline, nagu ma tunnen ja tajun sellist tohutut kohusetunnet või soovi nagu olla ka mingis osas teiste meele järgi. Sa ei pea seda tegema, pane ikkagi rohkem ennast fookusesse, enda heaolu, enda rõõm ja enda see õnnetunne, et mis on need head kogemused, mida sa soovid tegelikult enda ellu nüüd tõmmata. Ja vaatame siis ka romantikainglitelt sulle soovitust armastuse koha pealt. Sõprade toetus ja sõprade abistav toetus. Luba oma nii-öelda lähedastel või sõpradel ennast toetada, aidata ja ära karda nii-öelda abi vastu võtta. Keegi heatahtlik tahab sulle nii-öelda panna selle käe õlale ja sind julgustada, aidata. Et siin on selline väga lähedane side siis kellegiga, kes mõistab sind. Vaatame siis ka väljasõnumit. Võib-olla su ellu tuleb rohkem sellist kergust, et vabane mingitest mustritest. Tunne justkui rõõmu väikestest asjadest. Et ära lase ennast nagu heidutada mingitest küsimustest, mis võib-olla on pannud sind endas kahtlema. Armastuse keel kui selline on ühised meenutused ja sellised nagu hoitud mälestused, kingitused, ühised hetked. Siin on sellist nostalgiat kerkib üles selle kaardiga ja tuleb kaart, mis räägib meile seda, et universum suhtleb sinuga läbi märkida ja oska näha neid märke. Et siin on üks ilus koerake, koerad sümboliseerivad sellist lojaalsust, truudust ja sellist nagu pühendumist, et mina loeksin praegu siin selle märgi välja. Ja võib-olla tõesti need lojaalsed sõbrad või tuttavad, kes on sind ümbritsemas siis, kui sul on vaja võib-olla kellegiga jagada. Enda mõtteid on sinu jaoks olemas. Vaatame siis valguselooja sõnumeid siia ka. Kaardi ennustused võib-olla on tähtsad. Usu maagiasse, kõik on võimalik, ainsad müürid on vaid sinu peas, armastus on võimsam kutse sellel planeedil ja sina oled osakene sellest. Oi, kui ilus inglisulake. Pööra tähelepanu märkidele, universum saadab sulle vihje, võta seda kingitusena, vaid sina tead, mis sind nüüd ees ootab. Väga võimas sõnum, et inglid toetavad sind, inglid kaitsevad sind. Et kõrgemalt poolt sa saad juhiseid. Nii, ja tulid siis veel sellised kaardid, et see imeline teekond on viinud sind nii-öelda armastuse platvormile. Soovi üks soov puhtalt ja kergelt usaldada, et see on juba sinu. Natuke kannatus, sinu elus sätitakse paika viimsed pusletükid, tõeline armastus on kohal, et jääda. Ja afirmatsioon ka siin, et armastus on kohal, et jääda. Võtan selle vastu, elan praeguses hetkes
ja armastuse voos, et see on siin selline justkui läbiv teema, et siin on sul üks suur unistus, üks suur soov ja saada see nüüd universumi poole teele ja usalda, et see on juba sinu, et juba sellel suvel võib-olla siis täitub mingit laadi suur unistus, soov ja kindlasti üks sinu südamesoov. nii, ja võtame siia siis ka haldjatelt selle sõnumi lõpetuseks. hinnaline aeg. Oja haldjas soovib öelda sulle siin seda, et kogeksid iga hetke täiel rinnal, kasutaksid oma väärtuslikku aega kõige paremini, ära raiska ka teiste aega. ja ümber selle naisterahva on väga palju maagiat, siin on väga palju selliseid maagilisi elemente. siin on ka üks väikene öökullike, mis tähistab ka sellist sisemist tarkust. siin on kell ja ka liivakell ja justkui selline nagu tunne, et midagi on seotud ka ajastuse ja just see aeg on meil väga hinnaline, et kui sa tunned, et justkui keegi raiskab sinu aega või kulutab sinu aega või võtab sult sellist energiat ära, siis vabasta seda ja ära nagu loogi need tervislikud piirid just selle koha pealt, et sinu aeg on hinnaline, sinu aeg on väärtuslik ja sina oled väärtuslik. nii, et selline tuli siis 3. grupi kaardiladumine, et siin on tulemas positiivsed uued algused, siin on mingi vana tsükkel, mis tahab sul kindlasti läbi saada. Sinus endas on kindlasti väga palju maagiat ja maagilisust ja sellist maagilist jõudu tõmmata oma ellu mingisugust positiivset uut kogemust. ja juba on tulemas sinu poole midagi, mis siin tuleb võib-olla pisut isegi ootamatul viisil, et keegi võtab ühendust, liigub sinu suunas. siin on positiivsed uudised tulemas ja ennekõike hoia seda positiivset joont ja nägemust oma tuleviku versioonist, et siin on mingi unistus, mis täitub nii ehk naa, et natukene võib-olla veel seda kannatust, et universumil on vaja seda puslet pisut siis paremini veel paika panna või sättida, et sina oleksid hoitud. nii, aitäh siis 3. grupp. et üleüldse tänan kõiki, kes on tulnud minu kaardivideosid vaatama, kuulama siin YouTube'is ning kohtumiseni juba järgmistes videodes. kõike kaunist!